Erki Kannuse näituse Klaaskeha üks installatsioonidest kannab nime Õhtune lüps. Mõtlikud suupillihelid, veesulin ja ämbrite kolksumine edastavad pastoraalset õhtumeeleolu, mis on kunstnikule endalegi aegade hämarusest väga tuttav. Eks ma olen selles eas, kus ma olen seda kogenud nooruses suht palju. Ja üldse selle heliinstallatsioonide mõte on mul see, et inimene, kes ei oska mängida ühtegi pilli, ei suuda ära õppida, aga väga tahaks, et siis ta saab mängida selliste asjadega, millel ei ole kriteeriumi ees. See on suupill, mis on ära lammutatud, tükkideks saetud, et igal sellel on siis mingi osa sellest suupillist. Ja kõik teevad veidi erinevat häält. Ja nad on erinevad kõik, jah. Näituse teine installatsioon kannab nime Nimeta aeg pärast ning mõtiskleb bioloogilise keha haavatavuse ja kaduvuse üle. Mõte on see, et see on justkui, see on natuke inspireeritud sellest, mis Jaapanis on need Hiroshima ja Nagasaki, need sellised jäljendid peale aatompomi plahvatust, et kus inimesed olid ees ja siis, kui see kiirgus siis põletas, siis jäi ka jälg neist järgi. Et põhimõtteliselt natuke on seda mõtet, et mis meist jääb, kui midagi hullu juhtub. 26. aprillil kell 18 toimub Okapi galeriis ka autoritund, kus Kannus tutvustab kogu oma loomingut. Näitus Klaaskeha jääb avatuks 27. aprillini.